Tere tulemast vaatama meie Restart 4. saadet. Neljast nädal. Kolmas nädal sai läbi. Jah, kolmas nädal on edukalt läbitud. Me oleme siis jõudnud, homme algab siis meie viimane Restardi nädal. Kolmas nädal oli kaootiline. Aga tegelikult edukas. Aga edukas. Kaootiline, aga edukas. Eks see oligi selle väljakutse, ma arvan, minu nagu üks suurimaid asju, mis ma arvasin, et juhtuma hakkabki see, et me ei suuda neid plaanitud eesmärke täita, sellepärast, et nii palju asju sajab sisse ja nii palju asju on vaja teha, klientidega on vaja tegeleda, on vaja monteerida, on vaja võtteid planeerida ja siis nii juhtubki, et ma olen super manifesteerija. Tubli oled, sa ikka oskad seda, jah? Ma ikka oskan, jah. Ja, aga me jõudsimegi järeldusele, et tegelikult, et kui me alguses tõmbasime selle mootorratta nagu käima, andsime süüdet, siis väga-väga palju saime positiivset tagasisidet. Ehk siis ma räägin praegu siis nendest klientidele või potentsiaalsete klientide videotest, mida me iga päev alguses tegime. Et me natuke ikka meeldime inimestele, isegi siis, kui me tundume vahepeal endale natuke tobedad. Et siis ikkagist ka suurematele brändidele tundub, et lähevad need, see personaalne lähenemine läheb korda inimestele. Et ma olen ikka üpriski palju saanud kohtumisi, ma kohe vaatan siis, aga eelmine nädal me jõudsime teha ainult 5 uut videot. Esmaspäev alustasime suure pauguga, teisipäeval ma olin nagu juba mingi, ma ei jaksa neid videosid teha, sest things are getting out of control. Ja, siin olidki montaažid ja asjad ja... Aga meil mitu kohtumist meil siis oli, nii mis see on? No põhimõtteliselt aga see ei olnud selle videoga seotud kohtumine, ma mõtlen konkreetselt videoga seotud kohtumisi. Jah, selles mõttes, et meil on need kohtumised, mis me oleme saanud nii-öelda sellest, et me tegime neid kliendi meile, müügimeile ja videoid, personaalsed videoid ja siis meil on nagu ka lihtsalt kohtumised, mis lihtsalt nagu kuidagi kuskilt on tulnud. Et neid on ka väga palju olnud ja tuleb. Jah, videotega saadud kohtumisi ma näen praegu kalendrist, et ehk oli 2. Ainult või? Ja kolmapäeval oligi 2 tükki, mis läksid mõlemad väga hästi. Aga selles mõttes, et videotega ongi niimoodi, et ega me müüme oma teenust ja me ei tea kunagi, kuna see projekt nagu actually tööle läheb, kuna see kliendi onboarding on väga pikk protsess siis meie agentuuris. Eriti kui me approachime, klient ei pöördu ise meie poole kohe siis mingi kindla ideega, mida ta tahab teha. Ehk siis see ongi lihtsalt pikem protsess ja see ongi fine, et mingid kliendid võivadki tulla meilega nagu mingi poole aasta või mingi muu aja pärast, et oluline ongi praegu lihtsalt see, et nagu tuua ennast rohkem nähtavaks inimestele. Aga loodame, et nendest klientidest saavad juba osad varsti meie klientideks, potentsiaali ühesõnaga on, aga mis põhiline jah, et need videod nagu lähevad inimestele korda, et see on nagu kõige ägedam, et täiega tore. Et seda tasus teha. Ja meil oli ka mitu siis muud kohtumist see nädal, pluss me tegime siis seda Nurme projekti, mis oli meil nagu fookuses, millega meil mõned asjad on siin veits pekki läinud ja me peame siin mingid asjad väga nagu ümber mõtlema ja veits kaasama veel inimesi. Ja, aga see ei ole nii hull, kui see tundub selles mõttes, et see on parandatav ikkagi. See ei ole nagu, et täitsa pekki. Ma ütlesin veits pekki. Veits just, natuke, aga natuke on okei. Ei, no suures plaanis ongi okei. Ja, suures plaanis on kõik hästi. Ja, kõik on nagu smutter, aga lihtsalt ongi, kui sa teed asju, mida sa varem teinud ei ole, siis ei saagi loota, et esimese korraga kõik suurepäraselt välja tuleb. Ja, meil on lihtsalt see, et me teeme esimest korda väga-väga paljusid asju. Jah, sest kõik projektid on lihtsalt nii erinevad. Ja see ongi äge. Ja kliendid on erinevad ja brändid on erinevad ja brändi visuaalsed identiteedid on kõigil nii erinevad, et me peamegi lihtsalt kohanduma ja õppima ja et see lõpptulemus tuleks siis alati erinev vastavalt siis ettevõttele. Just. Jah. Ja nagu ikka mingi podcasti salvestus oli meil ja... See oli veel üks podcasti salvestus ja siis oli veel üks podcasti salvestus. Ei, 2. Meil käis ju siin ka oma podcasti salvestamas. No aga ongi, Tali käiski. No ja siis me tegime laupäeval ju ka veel podcasti, eile.
see oli jah, meie podcasti. Jah, täitsa pekkis saadet. Jah, 3 siis. 3 podcasti salvestust oli see nädal, jah? 3 salvestust ja sina olid megapikal võttel ühe meie kliendiga, mis oli ka päris huvitav. See oli päris huvitav kogemus. Ehk siis terve päeva ma filmisin protseduuri ühes erakliinikus ja pärast järgmine päev olid follow-up'id veel, neid oli ka 4 tükki, 4 patsienti oli siis terve päeva jooksul, ehk siis siuke 1,5 päeva siukest karmi andmist. Ja teine päev oli kõik peaaegu täispikk päev. Päris pikk, jah. Ja ma pole ise tükk aega filminud ka kaameraga, siis oli päris hea suur väljakutse, aga noh, kõik läks hästi ja... Kas ikka läks? Mis sa mulle eile ütlesid? Üks klipp lihtsalt. Üks klient oli siin eile ja siis ägelt muuseas, et mingi by the way, meil mingi üks klipp on kadunud ja see mingi taastamine maksab mingi 120 euri või? Yeah. Mis on lihtsalt nagu mingi by the way, ma pole Katsile rääkinud. Tehniline error ja mingi vahepeal on niimoodi, et kui kaamera jätab nagu selle videofaili nagu nii-öelda finalize imata, ehk siis lõpetamata, et siis see fail on nagu vigane justkui, et siis põhiliselt ükski programm ei mängi seda, on ju. Aga see oli tähtis, see oli mingi, ma ei tea, mingi 20 mintsane mingi protseduuri fail, kus on väga palju olulist asja vaja välja lõigata. Ehk siis jah, see on nüüd see, et kui ma nüüd ei leia tasuta viisi, kuidas seda faili korda teha, siis ma juba sain hinnapakkumise 120 eurot, siis saab. Siis saab, what you gonna do nagu. Aga lihtsalt selles mõttes on ju kõik hästi, et nagu kõik on tehtav, vaata. Et ma ei näe, et see nagu, ikka juhtub siukseid asju. Ma ei näe, et see oleks nagu mingi hull suur nagu tagasilöök. Ei tagasilöök kindlasti mitte. Nagu aga fail ikka muidugi, jah. Selles mõttes, et ja, ikka siukest asju juhtub. Uut ajakulu, finantsilist kulu, lihtsalt selles mõttes mitte nagu, et oleks nagu tohutu fail või nagu tehnikaga juhtubki asju nagu. Ja, aga ma olen ise lihtsalt nii palju, ma arvan, muutunud, et ma ei lähe nagu närvi selle peale. Või nagu... Shout out tegelikult, päris nii tubli. Et jah, et mis seal ikka juhtub. Ja. Siis ma monteerisin see nädal veel, on ju. Sa monteerisid täiega see nädal. Jah. No Nurme oli ja siis veel üks projekt, mis montaasiprojekt. Ahti andis, on ju. See oli terve. See ikka väga palju sai tehtud, erinevaid asju. Ja pakkumisi tegid sina, on ju. Jaa. Mina vist ka. Tegin, aga ma ei jõudnud nii palju asju ikkagist teha, sest ma olin vahepeal jälle nii väsinud. See on okei. Jah, neljapäeval ma olin ikka päris... Kutjuks, ma tahtsin natuke jonnida. Ma ei viitsi teha, nagu sa olid võttel ka vaata. Ja siis ma veits jonnisin siin üksinda. Aga ei, ma nagu mingeid asju ikka tegin. Aga nii paljud asjad on veel tegemata, mis võiksid juba ideaalis olla nagu tehtud, sest täna on pühapäev. Jaa, aga mis me nagu mõtlesime, mida võiks teha, on see, või et kuidas järgmine nädal näiteks edasi minna. Et meil oli küll alguses plaan, et me teeme 100 seda e-maili ja 100 videot selle 6 aja jooksul või 4 nädala jooksul, 30 päeva jooksul. Aga lihtsalt, kuna me ei teadnud, kui suur on see nagu vastust ja see success rate, siis see oli oodatust nii palju suurem, et praegu on meil nii palju vaja teha pakkumisi ja nii palju siis nii-öelda nende potentsiaalsete klientidega tegeleda, kes juba on meil nii-öelda on the hook, et kes vajavad tähelepanu. Kes vajavad tähelepanu, et meil ei olegi mõtet praegu nagu veel ennast nagu üle matta nende uute inimestega. Et siis ma mõtlesin, et järgmine nädal, et ehk siis homme me teeme ainult 5 videot ja see tõenäoliselt selle nädala peale jääbki nagu kõik. Et vaata, seda ma alguses ütlesin ka, et võib-olla me näeme, et meil on hea, nagu näeme mingi hetk, et mis toimib ja kui palju meil on vaja neid teha, et saada nagu järje peale tagasi. Alguses oli hea see. Me nagu jätkaks nende tegemist pärast seda ka, kui see väljakutse läbi saab, et me kogu aeg on boardime uusi kliente ise. Aga alguses oli meil vaja seda täie rauaga andmist ja siis me tegimegi ju mingi 2 nädalat järjest, peaaegu iga päev, on ju. Mõni päev vist jäi vahele, on ju. Aga me tegime 2 nädalat järjest ikka väga palju. Väga palju. No jah, eks peame statistikat vaatama, ma ei ole seda nüüd et lihtsalt see massive action ikkagi, või see, et sa nagu tõukad selle hoo sisse ja siis sa saad sealt juba nagu edasi adjustida, nagu kohandada seda värki. Et see on äge õppetund. Ja, aga järgmine nädal on ka meil kindlasti üks pikem võttepäev ja ma ei tea, ma võib-olla kogemata võtsin meil ühe projekti sisse.
mis oleks... mida me ei tea, kas me veel teeme, mis on üliäge projekt, aga see oleks meile puhtalt nagu turundus eesmärgil tehtud videoprojekt, et lihtsalt sealt jällegi saada kontakte, kuna sealt võib saada väga-väga häid kontakte, ringkonda ennast sisse saada, aga see, kui ma pakkusin meie siis kliendile seda varianti, et me võiks seda nagu teha, siis ma ei oodanud, et ta pakub, et me võiksime seda nii ruttu teha. Ja siis kogemata olime nõus alguses. Jah, ja siis nagu ma ei tea täna, kas me teeme seda või me ei tee seda. Nagu mul on nii raske talle ei ka öelda, vaata, ise pakkusin, on ju, nüüd on mingi, ärme ikka tee, vaata, et mulle ikka tundus, et see on nagu too much, aga kohtumisel ma olin lihtsalt mingi entukas 5000. Aga no see nõuaks vähemalt 1,5 päeva nagu täielikult pühendumist sellele projektile, enne kui me võttele lähme, ja siis on 2 täispika võttepäeva veel ja need on üldse Lõuna-Eestis. Et lihtsalt see võib olla nagu... Ei, no see on overkill. See ei ole lihtsalt mõistlik. See võte, mis meil neljapäeval on vaja valmis monteerida nagu põhimõtteliselt järgmisel päeval, on ju. Aga noh, mis ei ole nagu mingi mega keeruline. Vahel on okei niimoodi teha, jah, et saabki kiiresti valmis. Mul on sünnipäev järgmine nädal. Sul on sünnipäev järgmine nädal, jah. Või no see nädal, siis mõttes me filmime praegu seda videot pühapäeval. Ja tavaliselt on meil eetrisse läinud ka pühapäeval, aga nüüd see läheb tõenäoliselt eetrisse siis esmaspäeval. No ma ei tea, nagu me vist, vaata tavaliselt me oleme filminud ja pildistanud kõike, mis me nädala jooksul teeme, aga see nädal me ei ole midagi väga teinud, siis mul läheb montaaž kiiremini võib-olla, siis ma panen äkki kohe. Maybe. Ühesõnaga, võib-olla on see pühapäev, võib-olla on see esmaspäev, ma ei tea veel. Ma tahtsin veel. Ja siis ma hakkasin endale meile siia produktsiooni assistenti otsima. Projektipõhist siis nii-öelda. Jah. Ja umbes 15 inimest kandideeris, kes video saatis. Ja ma pean nendega ka tegelema hakkama, et valida endale äge inimene välja, kes tuleks ja aitaks meil neid süsteeme paremini luua ja kinni pidada võib-olla nendest süsteemidest ka natukene. Et kui meil on näiteks, kui me ise paneme rumala peaga endale mingi 5 kohtumist järjest on ja niimoodi, et 10 minutit on vahe, et siis me ei jõua nagu isegi kirja panna mingeid asju, mis on olulised, vaata. Et me peame hakkama, tegelikult ongi homme peaks hakkama meenutama ikkagi mingid asjad kirja ära panema. Ja, me oleme nii ebasüsteemsed inimesed, Egert on veits ikka rohkem süsteemsed kui mina olen täiesti ebasüsteemne inimene, on vaja kedagi, kes oleks nagu meie boss, kes nagu oleks süsteemne lihtsalt ja ütleks mingi kuulge kutid, et nagu mingi nagu paneme nüüd need asjad siia kirja ja paneme need asjad kõik paika. Ja järgmine nädal on meil ka 2 väga-väga kihvti kohtumist, mis meil nende videotega on tulnud. Üks on mingi eriti ka nagu väga suure ettevõttega, milles miitingul osaleb 3 inimest. Turundusdirektor siis, ja 2 siis keegi turundus nagu assistenti. Väga hea. Ehk siis nagu mingi pujaka. Väga äge. Ja, ühesõnaga. Tuleb mega põnev. Vaata, meil ongi juba jälle nagu, need on ka kõik potentsiaalsed kliendid, vaata. Kui me nüüd toodaks neid veel jälle neid ideid peale, siis me tõmbaks endal hinge täiega kinni. Et me jõuaks isegi vastata nendele uutele inimestele enam meilidega, mis on juba nagu... Sellega, meil on vaja lihtsalt paremaid süsteeme. Jah, täpselt. Luua ja rohkem inimesi kaasata. Jaa, meil on vaja just nagu hakata varsti kaasama projektijuhte, kes aitaksid meil projekte ära teha, sellepärast, et sest me ise nagu muidu ei jõua vaata. Ja mingit kedagi loovat inimest tahaks ka kaasata, et ma veits Eleriga juba mõnistan nädal üks päev, et tuleb külla ka vaata meile. Ma veits juba põrganud siin taga nagu lihtsalt mõtteid, et kui sa seda saadet vaatad ja sa tunned ennast loovtöös väga hästi, sul on palju ägedaid ideid, võib-olla sa oled juba copywriter, siis võid ka endast meile märku anda, et kindlasti on tulemas nagu palju põnevaid projekte, millel on vaja loovlahendusi välja mõelda just siis nagu videote näol, nii et. Ja meil ongi kohe, üks on kohe kindel, millele meil ongi juba praegu vaja hakata. Tegelikult juba nagu täna on vaja hakata loov mingid ideed välja mõtlema. Sest see on üks toode ja see toode on meil juba siin majas olemas, et nad andsid meile selle toote, et me vaataks seda ja testiks seda, et mis ideed meil tekivad. Nii et juba tegelikult on see vajadus olemas, et see ei ole see, et on küll vaja mingit loovinimest, võib-olla peaks sellega nagu natuke juba kuskil hakkama kulutama seda, et on vaja kedagi.
kes tuleks mulle appi loovasse töösse. Ühesõnaga, jaa. Jah, ühesõnaga Kats teeb rohkem loovat asja ja ta on niisugune vähem süsteemne. Mina pigem, mulle meeldib tehnikaga tegeleda, montaažiga ja siis nii-öelda projektide juhtimisega ja inimeste manageerimisega ja selle nagu projektide kokkupanekuga. Et siis mina olen see nii-öelda see tugi, et kes siis aitab selle nagu Katsi idee justkui ellu viia. No, see on lihtsalt piltlikult. Nagu veel olekski vaja nagu kedagi siis veel sinna hulka nagu jah. Ongi, et üks loovinimene veel kindlasti ja üks selline, kes saab aidata nagu selliste jooksvate asjadega, mis ongi vaja kuskilt midagi tuua, viia, helistada kellelegi, mingi meil saata, mingit just siuke nagu assisteerija. Kokku panna. Tõenäoliselt see olekski see assistendi nagu roll ka suuresti, sest assistendiga me ju mõtlesime ka, et alguses me võtame nagu tunnikaupa, aga selle potentsiaaliga ikkagi, et me saaksime nagu püsivat töökohta pakkuda lõpuks sellele inimesele. Ja ei, no kindlasti sellest kohast saab nagu täiskohaga töökoht, because we need systems and help. Ja meil on korra olnud juba ka tegelikult selline inimene tööl. Jah, aga siis ma tunnengi, et ma ei osanud üldse nagu kuidagi hästi delegeerida või kuidagi nagu... Sa ei teadnud, mida sul on vaja, vaata. Sa võib-olla ei teadnud ka seda, mida sul täpselt on vaja, millega sul täpselt abi on vaja. See selgus tegelikult selle aja jooksul selgus see ära juba. Selgusid need asjad. Ja nüüd me juba teame rohkem, vaata. Et see on äge. Ma täiega ootan juba. Ja täiega mega põnev on, aga ongi, kui tuleb keegi uus inimene tiimi, siis see tähendab jälle uut vastutust, tegelemist, paremaks liidriks kasvamist, juhtimist, kõike nagu. Aga see ongi hea, see kasvatabki. Muidu see, kui me siin kahekesi tilberdame kogu aeg, siis ega me ei viitsi üksteist väga kasvatada tegelikult. Ei, no me kasvame ikka. No me kasvame ikka, jaa, aga me nagu... tegelikult nüüd selle väljakutse käigus me oleme väga palju konkreetsemad üksteisega ka, mis on hea, on ju. Vahepeal tahame üksteist ära tappa. Ei, nii hulga pole. Ma peaaegu see meelde üks õhtu või, kui ma hakkasin seda Nurme projekti. Lihtsalt me olime mõlemad nii väsinud, aga meil oli vaja lihtsalt mingi asi nagu see lõpuni viia ja siis lihtsalt nagu mingi see fail, mis fail nagu. Aga see oli tegelikult, see oli ka samal ajal see oli nagu mingi, et jäta mind rahule, vaata, aga samal ajal see oli naljakas ka. See oli naljakas, jah. Sest tegelikult me südamest ei olnud ikkagi pahane, vaata. Lihtsalt nagu mingi, kuidas sa ei saa aru, mida mõtlen. Ja see oli siuke hästi, kõrvalt vaadates oleks võinud tunduda, et me tõesti nagu lähme kallale kohe üksteisele, aga tegelikult ei olnud see üldse nii tugev tunne. Ma mõtlengi, vaata, naljakas on see, et kui sa mõtled, et mõnda olukorda vaatad nagu kõrvalt, siis see tundub nagu, et oh my god, nad mingi lähevad kohe mingi lahku või ma ei tea, nagu mingi värk on ja siis tegelikult me oleme mingi ise naerame sisimas, vaata. Aga lihtsalt see nagu mingi ikka selline, mitte nagu viha, aga mingi selline tunne ikka nagu vahel keeb üle lihtsalt, vaata. See on nagu, sul on lihtsalt nii kõrini vahepeal lihtsalt. See oli konkreetselt kell 10 õhtul ka, me olime hommikul kella 8 jälle siin olnud ja mingi teinud. Ja siis lõpuks on ikka veel, me peame tegema, vaata, sest meil ei ole varianti, sest meil on vaja see asi edasi anda, vaata. Aga lõpuks teeb jumal hea tulemus. Jah. Ja päris kiiresti, et tegelikult, kui me saime nagu üle sellest korraks sellest togimisest, siis nagu läks jälle hästi. Jah, ühesõnaga. Et aga mis ma tahtsin enne öelda on see, et me oleme selle aja jooksul ennast rohkem ikka nii palju kokku võtnud ja nii palju süsteemsemalt seda asja ette võtnud ja ka ise nii palju leplikumad olnud üksteise suhtes ka, vaata. Et see on nagu see praegune kogemus, see 30 päeva väljakutse on meid nagu toonud veel lähemale üksteisele tegelikult. Sest me nagu paneme rohkem sama eesmärgi nimel, vaata. Me alguses defineerisime ära. Ja siis me hakkame ikkagist uut koduleht endale tegema. Meil oli, nagu see oli vist aasta aega tagasi, kui me planeerisime siis kogu seda, et me rebrändime täiesti oma ettevõtte, me teeme uue kodulehe. Meil oli nimi ka juba olemas. Meil oli nimi olemas, nagu me tegime mingid wireframe asju ja siis meil on ka üks ülilahe agentuur, kus meil väga head sõbrad, siis Keirin ja Artur Navinist olid nõus meile nagu õla alla panema suures osas siis partnerdiiliga ja siis see kuidagi lihtsalt
vajus too hetk nagu ära, sest vist koroona tuli ka ja mingi... Ma ei mäleta, mis teema. Oli jah, see ilmselt. Ühesõnaga siis kogu see BeSafe'i... Ja sest me tegime seda teist ettevõtet ja siis meil... Ja siis see vajus nagu täiesti kõik nagu ära ja siis nüüd nagu, kuna paar klienti on mulle öelnud ka, et läksin teie kodulehele, mingi vajutasin mingi nuppu ja see nupp mingi ei avanenud. Siis ma olen mingi maderef nagu. Ja siis ma võtsin Keiriniga uuesti ühendust ja ma ütlesin, kuule, et nagu, et kas me saaksime sama diili teha uuesti, saaksime jätkata seda projekti ja siis suures plaanis me saame seal mingid kulud meil kõigist nagu tulevad, aga need on väga nagu marginaalsed. Aga rääkides domeenidest, kas tohib domeenidest ka rääkida või? Täitsa pekkist domeenidest tohib ka rääkida praegu või? See on tegelikult jumala hea koht praegu selle jaoks. Ei ole? Okei. Never mind. Ühesõnaga, ma ei olnud veel üldse oma juttugi nagu lõpetanud sellel teemal, et... Räägi edasi. Palun. Ühesõnaga... Koduleht. Koduleht. Me hakkame ikkagist oma ettevõtet rebrändima, ehk siis meil tuleb kõik uus nimi ja uus visuaalne identiteet, everything is gonna be new. Aga see ei tule ikkagist selle nimega, mis ma too hetk nagu tahtsin. Ja mul ei ole veel seda nime ka. Tahaks lihtsalt, et see nimi oleks nagu... Me võime küsida ju tegelikult inimestelt ka, äkki neil on mingid ideid võtta. Täpselt. Et kui teil on mingi idee, siis te võite siia kommentaaridesse jätta näiteks või kirjutada meile otse, kuidas te soovite ise. Jah, kui sul on mingi suurepärane ettevõtte nimi, mis on lühike, lööv, äge, lihtne hääldada, meelde jääb, siis anna seda lihtsalt see nimi meile, ära kasuta seda ise enda. Ja ma paneks ju auhinna ka välja, hästi lihtsa, ära nüüd ehmata. Aga ma võtsin tegelikult, et siis me võiksime sellele inimesele koos meiega lõuna välja teha, näiteks. Kui see on piisav motivaator. Ma arvan, et miks mitte, vahet pole. Jah, ei no lõuna, ütleme nii, et lõuna on garanteeritud. Jah, teeme ühe mõnusa lõuna. Ja, kui sa leiad... Kui on ikka väga hea nimi. Pakud meile väga hea nime, sest meil on praegu United Dream Studios, mis on ülilahe tegelikult. See just kui eesti keeles oleks ühendatud unistuste stuudiod, mis nagu kõlab hullult ägedalt ja suurelt. See mõte on ilus. Mõte on ilus, aga see on lihtsalt nii lohisev, et kui sa paned juba nagu mingi e-maili annad välja @uniteddreamstudios.ee, siis see on nagu nii pikk ja lohisev lihtsalt, et ikkagi maailma mastaabis. Kõigil on ikka nagu mingi sõnalised. Ma ei tea, TransferWise läks ka nüüd rebrändis Wise'iks. Kas on mingi üks sõna, mis ütleb kõik ära? No Heroes kind oli, aga mul enam nagu ei... No sest sul oli mõte teha nagu meid justkui sellisteks kangelasteks. Mitte meid, vaid meie kliente. Kliente ka, aga sa tahtsid meid ka näidata nagu, et kui... Ei, just vastupidi, nagu klientid. Et nagu kliendid on kangelased, et me oleme nagu kangelaste agentuur. Väga hea. No jah. Et meie oleme nagu need, vaata nagu see, kui on Batman on ju, siis meie klient on nagu Batman, aga meie oleme Robinid. Seda on nagu, me oleme need, kes nagu taustajõuga nagu tõstavad ja nagu teevadki siis nagu kliendist selle kangelase, vaata. Ühesõnaga Marvel tuleb siis nimeks. Marvel, jah, sest nagu siit ei tuleks meile kindlasti mingeid nagu kohtukeisse, kui me lihtsalt nagu rebrändiks ennast Marveliks. Ma arvan, et see oleks hea lihtne. Aga nagu põhimõtteliselt, aga mulle tegelikult tohutult nagu meeldib see kuidagi nagu need ikkagi need superkangelased ja kõik nagu see, aga mitte nagu, ma ei oska seda nagu seletada, mitte nagu see, et me nüüd kõik peaksime olema nagu mingid superwomanid või mingid, aga lihtsalt nagu see kuidagi see on nagu kuidagi nagu nii lahedad nagu karakterid ongi kogu kõik see Marvelid ja nagu sealt tulnud karakterid on nagu lihtsalt ägedad. Ma ei ole kunagi tegelikult fänn olnud, aga samas, miks mitte? Et nagu ikkagi sellel see mõte on jälle ongi nagu mingi karakter. Et me tahtsime ise samamoodi luua ju mingit nagu sellest Heroesest, et me oleme ka üks nagu karakter, vaata, me tahtsime nagu seda ma rääkisingi. Mingit mõmmikut teha. Seda ma mõtlesingi, et igal ühel oleks nagu see nii-öelda siis kas joonistatud või kuidagi nagu kohandatud nagu avatar, vaata. Ja. See oligi su see. Seda mõtlesingi selle Heroeste all või nende kangelaste all. Ja. Mõmmikud on äge mõte muidugi. See on perevärk.
paneme Mõmm Creative Video Factory. Ühe M-iga, Mõmm. Mõmm, üldse nagu Kusjuures... saab täiega internationaliks minna sõna õ-tähega. Jaa. Siis Mõmm. Välismaal on momm, nagu maam. Mis oli ka meil üks idee, vaata. Aga seal teles kutsuti, ja Mama Productions oli jah mõte. Teles mind kutsuti ju pikalt, Mõmm. Mõmm, ja oli jah, Vambol ütles kogu aeg. Vambol ja siis Sull ja oli jah, nunnu. Priit ja oli nunnu. Tegelikult see oli tore. Mõmm, paneme Mumm. Mis see tähendab? Mis mumm? Kuule, me oleme pool tundi rääkinud. Oleme juba või? Nii, me oleme täiesti mingi rändima jäänud. Võtame kokku ennast. Kas meil on saatel mingisugune struktuur ka? Ei, meil saadetel kindlasti struktuur ei ole nagu ka meie elus, siis struktuur nendel vlogidel või mis iganes asjad, et siin on puudub. Ja vabatahtlik vaatamine on. Ja see suhtes küll jah, et nagu mina ei sunni sind vaatama seda. Et kui sa oled selle saate lõpuni vaadanud, siis shout out sulle, siis see näitab, et et võib-olla sul ei ole kõik korras. Ja kui sul on mingeid küsimusi näiteks meile või ainult Katsile või ainult mulle, siis hoia need küsimused. Siis ära lihtsalt küsi, me ei viitsi vastata. Tegelikult sa võid kommentaaridesse kirjutada. Vahepeal võib-olla loeme neid. No tõenäoliselt enne, kui me hakkame uut videot tegema, siis me ikka loeme. Siis me saame vastata nendele. Ja kui sul on mingi äge idee, kui sul on äge mingi koostööidee või tahad üldse mingid maailma asju arutada meiega, siis ka kindlasti võtta julgelt ühendust. Ja selle täitsa pekkis milline ettevõtja grupis hakkame ka kindlasti aktiivsemad olema, ma arvan, kui see Restart väljakutse läbi saab ka, et ma juba panin postituse sinna üles, et teeme lähiajal esimese mastermindi, vaatame, kuidas see mastermind meil läheb ja siis teeks nagu rohkem mastermindi, et tõenäoliselt teeks nagu erinevates gruppides, et ka enda nagu sarnasemas faasis olevad ettevõtjad saaksid nagu enam-vähem kokku ja siis need, kes on natuke kaugemal, saaksid nagu olla nagu teistes mastermindi gruppides, et ja aga see on ka, vaata, ikkagi oleks hea, mina arvan, et oleks hea, kui kõik oleks erinevates. Ma praegu mõtlen, sellepärast, et siis see, kes on juba kaugemal, saab anda nõu ja see, kes... Jah, aga talle peab ka saama anda nõu, et see peab olema kuidagi nagu, et muidu ta ongi juba nagu mentoring, kui nagu üks on nagu hästi kaugele jõudnud ja teised on nagu et siis, aga see peab, ühesõnaga, tegelikult ma ei tea mastermindides suht sittagi, et ma peaks nagu veits uurima, kuidas need nagu toimivad, aga ma olen mõnel osalenud ja need on väga hästi toiminud ja lihtsalt ongi nagu see kõrvalt vaataja pilk ja need ideed, mis tulevad nagu inimestelt, kes töötavad täiesti teistest valdkondades ja kuidas nemad on mingid probleeme lahendanud ja nagu sealt tuleb nagu nii lahedaid nagu random nagu mõtteid, mis on nagu nii vinged lihtsalt, mille peale sa ise never ei tule, sest sa oled nii enda selles mullis vaata sees. Et ühesõnaga täitsa pekkis, milline ettevõtja grupiga saab veel liituda ja kui sa liitud ja sa ei vasta sellele esimesele küsimusele, mis näitab, et sa ei ole väga committed, siis sorry, aga nagu ma ei saa sind sinna gruppi vastu võtta. Et ja sinna see grupp läheb kinni ka varsti. Et mingi aeg sinna... Aga see, vaata, nüüd saab ju jälle laivis teha asju. Ma arvan, et me saaks neid masterminde nagu, kui kes on Tallinnast, vaata, siis neid saaks siin teha ja meie juures teha. Jaa, kindlasti. Pluss me tahaks ju vaata nagu nii ka akadeemia osas ju kutsuda inimesi ka rääkima mingitel teemadel. Meil on siin nagu lava ja vaata, nagu me saame mõnusalt, meil on nii palju ruumi, et meil mahub tegelikult isegi hajutatud päris palju inimesi siia. Jaa, mingid kindlasti, lihtsalt nagu see nagu tulevikuvärk. Lihtsam teha online'is, et panna nagu kõik sobituma ja meil on seal grupis ka inimesi, kes on väljaspool Eestit. Äge. Ei, väga lahe. Ma olen väga excited juba seal grupis seda mastermindi tegema ja saama nagu nende inimestega päriselt tuttavaks. Aga see saabki toimuda ainult siis, kui meil on seal aktiivsed kodanikud olemas seal grupis. Jah, aga samamoodi saab neid esinemisi teha niimoodi, et meil on mingid inimesed on Zoomis, vaata, ja mingid inimesed on kohapeal nagu hübriidmõttes. Kõike saab teha mega. Ühesõnaga, aitäh vaatamast meie 4. Restardi saadet ja ma soovin sulle super edukat, ägedat nädalat ja päeva ja aitäh, et sa oled meiega. Näeme järgmisel nädalal. Tšau!